et see ei ole mingisugune fire hazard. See nüüd on veel mingi maja või? Rohkem nüüd tegelikult ei oleks vaja. No mul oli pulss vahepeal nii kõrge, et ma ei julge öeldagi, kui kõrge see oli. Aga ma teen nüüd teist korda pannilasanjat. Oskar aastapäev glögi ja saage terve! Tere tulemast Vlogmassi esimesse videosse. Oh my god, see aeg ongi käes, kus me hakkame koos jõuludeks valmistuma. Muide, see aasta tuleb isegi üks video rohkem, ehk siis 24 videot kuni jõuludeni. Sest et ma alustan seekord 1. detsembrist. Minul on täna siis esimene advent ehk siis pühapäev ja ma olen väga elevil. Kes olid siin eelmine aasta juba, siis põhimõtteliselt jääb kõik täpselt samaks nagu oli eelmine aasta, aga ma käin korra kiirelt üle, kuidas meil siin kogu see Vlogmas hakkab välja nägema ja võib-olla on siin ka mõned uued inimesed, ma ei tea isegi. Igal juhul, see on vist selge, et ma vlogin iga päev oma tegemisi ja siis järgmine päev läheb see vlog ülesse. Eelmine aasta kuidagi sai selleks rütmiks see, et kell 6 läks video üles iga päev. Ma arvan, et see jääb samaks see aasta. Ehk siis iga päev kell 6 läheb video ülesse. See aasta olen endaga leebe. Selles suhtes, et kui juhtub, et mingi päev ei tule mingit põnevat materjali kokku või juhtub mingisugune SOS olukord ja mul lihtsalt ei ole teile videot, siis mis siis teha on ju? Juhtub. Aga selles suhtes, kes on siin pikemat aega olnud, te teate, ma olen üsna sükene kohusetundlik inimene ja kui ma midagi ette võtan, siis ma tahan selle võimalikult hästi ära teha. Nii et selles suhtes ma annan endast parima, et iga päev tuleks teile video ülesse. Ja mulle väga meeldis eelmine aasta see kogukonna tunne, mis tekkis. Nii paljud teist kommenteerisid igapäevaselt ja selleks, et teid ka see aasta hoida motiveerituna, et te kaasa räägiksite, küsimusi küsiksite, lihtsalt niisama midagi kommenteeriksite, siis mul on ka see aasta teile igasuguseid kingitusi, et enamus neist on minu enda poolt kokku pandud kingipakid teile, aga on ka mõned toetajad tulemas, kes aitavad ka sellele kaasa, et mul oleks teile midagi vahvat ära anda, et mulle väga meeldib see mõte, et ma saan teile tagasi anda, sellepärast, et teie pärast on mul selline äge töö ja teie pärast ma üldse saan teha seda Vlogmassi ja saan nautida oma tööd. Ehk siis igal advendil annan ma ära suurema kingituse, aga mul tegelikult vist on neid kingitusi isegi rohkem. Nii et ma vaatan jooksvalt, aga kingitused lähevad loosi kõikide nende vahel, kes siis videote alla kommenteerivad. Ehk siis kui ma teen advendiloosi, siis terve selle eelneva nädala videote alt kommentaarid lähevad siis arvesse selles loosis. Ja kui peaks olema mingisuguseid eriloose, eriolukordasid siin, küll ma siis teid kurssi viin, kuidas saab võita, aga põhimõtteliselt on mõttekas kogu aeg kommenteerida, et niimoodi on see võimalus sul suurem võita. Ja mis mulle väga veel meeldis eelmise aasta Vlogmassi juures, et me tegime seda küsimuste värki, et selle ma võtsin Zoe ja Alfi videotest üle, et nemad siis iga enda Vlogmassi video lõpus vastavad mingile küsimusele, mis on eelmise päeva video alla tulnud, ehk siis iga päev valin ma välja eelneva video alt ühe küsimuse, millele ma vastan. Tegelikult eelmine aasta näitas, et ma valisin tihti isegi rohkem kui ainult ühe küsimuse, nii et küsida võib, kas siis midagi selle päeva kohta, midagi minu kohta, midagi jõulude kohta, midagi filosoofilist, igasugused küsimused on oodatud. Ja kuna esimene advent on minul täna, aga teie jaoks juba ära olnud, siis ma esimese loosi teengi kohe siin video all nii-öelda, et selle video kommentaaridest valin ma ühe kommentaari. See kommentaar võib olla ükskõik, mis ei pea olema küsimus ja siis juba selle nädala jooksul saadan kingituse välja ka, et kuna see esimene advent oli juba novembris, et siis sellega niimoodi, aga muidu hakkab pühapäeviti siis toimuma see advendiloos. Võimaluse korral paluksin lisada Instagrami kasutaja ka sinna kommentaari, sest et niimoodi on mul kõige kergem ühendust saada.
aeg on näidanud, et kuidagi YouTube'is inimesed ei näe oma notification eid hästi ja kui ma lihtsalt nagu kommentaarile YouTube'is vastan, siis ei pruugi selle inimeseni jõuda. Aga kui sul muidugi ei ole Instagrami kontot, siis küll saame teistmoodi ka hakkama, lihtsalt võimalusel lisa ka see sinna. Aga mina ei jaksanud tänaseni oodata, et oma kuuska üles panna, nii et kuusk on mul juba püsti nädal aega ja selle ma muidugi filmisin teile ülesse ka. See aasta tegin mõned muudatused, nii et ma panen siia klipid enda kuuse ehtimisest. On aeg kuusk üles panna ja ma lootsin seda teha valges, nüüd juba hämardub, sest et kell on 3. Aga ei ole hullu. See ei muuda asja ja ma olen nii elevil, et kuusk üles panna ja see aasta ma teen väikeseid muudatusi ka dekoratsioonides. Ei midagi nagu liialt crazy't ja ma tegelikult algselt arvasin, et ma jätan ta täpselt nii, nagu ta mul 3 aastat on olnud, sellepärast et ma olen tõesti nii rahul olnud oma kuusega, see on mulle iga aasta nendes samade dekoratsioonidega nii palju rõõmu toonud. Ma olen lihtsalt nagu natukene täiendanud iga aasta, aga see teema on olnud mul selline valge kuldne. Aga see aasta kuidagi tundsin, et natukene tahaks midagi muuta. Ehk siis lisan punast, aga ma arvan, et ma võtan alustuseks oma kuuse panipaigast välja ja panen selle üles, panen tulukesed ära ja siis räägime nendest ehetest lähemalt, mis ma olen juurde ostnud, kust ma olen ostnud ja kõike seda. Muide, kuuse koha pealt veel nii palju, et see aasta jälle minu arust päris paljud inimesed on endale tellinud selle sama kuuse, mis mul. Ma loodan meeles hoida seda linki panna alla, kuigi kui sa praegu tellid 1. detsembril, siis see jõuab küll jõuludeks kohale, aga ma ütlen, see võib tulla 2-3 nädalat. Et selles suhtes, sellepärast ma juba novembris jagasin Instagramis seda linki ja loodan, et see jõudis kõigi nendeni, kellel oli seda vaja. Aga siiamaani ma ei väsi kordamast seda, et see oli mul üks imehea leid. Minu arust see hind ei ole tõusnud nende 4 aasta jooksul. Ja Eestist sa sellise raha eest ilusat kuuske ei leia. Just täna käisin ka Rautas ja Jyskis ja kas on väga koledad kuused, mis on siis enam-vähem okei hinnaga, või siis on väga ilusad kuused, mis maksavad 200-300 eurot. Ja see minu kuusk oli, nüüd ei julge öelda. Äkki ütlen valesti. Igal juhul sellise hinnaga teist ma ei ole leidnud ja mis teeb ta siis soodsamaks on see, et seestpoolt ta on odavamast materjalist, see on nagu siuke säbruline kuusk, teate küll. Ja väljas on siis need nagu päris okaste moodi okkad ja oksad. Aga teate, enne kui ma selle kuuse ära toon, mul oleks vaja need kõik asjad siit teisaldada, et eelmine aasta mul ei olnud isegi seda tugitooli veel siis, kui ma kuuski üles panin. Rääkimata siis põrandalambist ja sellest väiksest lauakesest. Nii et mul tuleb nendele leida teised kohad. Nii, tuled said pandud, mul oli korraks väike error, ma ei tea, kas timelapsist oli aru saada, mida ma seal nikerdasin. Igal juhul lõpetasid korraks tuled töötamise, siis mul mingi mida. Ja siis üks väike juhe oli kuskilt nagu katki läinud. Ja siis ma teipisin need otsad kokku ja nüüd need jälle töötavad. Ma loodan, et see ei ole mingisugune fire hazard ja et põlema midagi ei lähe. Aga ma mõtlesin, et see aasta siis ma tahaksin lisada punast enda puule, et see tuleks selline punase ja šampanja kuldse segu. Ja ma vaatan, kuidas selle valgega on, et kas ma panen, kuna mul on tegelikult päris palju valgeid ehteid, et kas ma panen natukene valget ka hulka või ei pane üldse. Ja siis ma olengi ostnud juurde siis punaseid kuulikesi, need ma ostsin Kardestist. Minu arust nii ilus punane toon. Ja no ma ei tea,
loodan, et sellest piisab, et anda seda punast vaibi ja mida ma veel punase vaibi jaoks ostsin. Neid, ma ei teagi, kas need on puhlad või mis oksad need on. Igal juhul siit ma kavatsen siis lõigata nagu sellised jupid lahti või murda või kuidas iganes ma siit need saan. Ja neid ka siis sinna kuuse sisse pikkida, et nagu kui sa oled varem mind juba vaadanud, siis sa oled näinud, et mul on siiamaani ka iga aasta olnud nagu mingisugused nii kuldsed kui valged siuksed oksakesed, mida ma sinna sisse pikin ja minu arust see annab kohe mega suure efekti ja sellise, sorry, mul on mingi tolm silmas. Sellise nagu luksuslikuma vaibi annab, et ma vaatan, kuidas need jäävad, ma ei ole ju varem niimoodi marju sinna pannud, aga see tundus mulle nagu hea mõte ja siis ma täna igaks juhuks ostsin veel juurde K-Raudtast ka selliseid oksakesi. Ja tegelikult üks asi veel, mida ma väga tahtsin, on jääpurikad. Ja ma nagu, minu mälupildis on see, et alati neid jääpurikaid müüakse kuskil läbipaistvad on ja tuleb välja, et ei ole igal pool neid. Ja lõpuks ma sain sellised jagast 12 tükki. Ma kardan, et nendest jääb väheks, et anda nagu sellist ägedat efekti. Ja ma käisin läbi täna K-Raudta, Jyski, Sinsei, Hemtexi, kas midagi oli veel, Prisma. Ja mina ei leidnud. Need on ka... No samas ma ei tea, kas need on pisikesed. Algus, kui ma need kätte sain, siis ma olin ka nii pisikesed, aga no samas kui suuri ma neid siia kuuse otsa ikka panen. No igatahes vaatame, mis meil siit kokku tuleb. Ja nagu ikka, ma alustan suurematest kuulidest. Ja ma arvan, et mul kõige suuremad on ikkagi need siuksed mingid kuldsed sorti. Need ostsin ka igaks juhuks juurde ja ma ei mäletanud, kui palju mul neid kuldseid on, nii et need ma võtsin, Pepkos käisin ka, aga need ma ostsin, ei suuda praegu meenutada, igatahes. Issa, kui tore, siin on juba küljes need seotud asjad, siia ma pean hakkama neid siduma, siia ma pean neid siduma. Ma vist alustangi sellest ausalt öeldes ja siis ma hakkan panema suuri palle ja punaseid, et nagu vaadata, kuidas ma need jaotuvad. Ja siis ma panen neid asju ja siis väiksed kuulikesed ja mingid erilised ehted. Oh my god. Ja ongi valmis. Mul on ainult enda eelmisel aastal ostetud Praha kuulikene veel peale panna.
aga muidu ma vist olen päris rahul. Neid jääpurikaid võib-olla võiks rohkem olla, aga samas nad ikkagi annavad efekti. Ja need marjad minu arust jäid väga lahedad. Nii lahe ma ei mäletangi, et mul siuke lumememm on. Selle ma vist sain Kaisa advendikalendrist. Aga jah, panin oma neid kuldseid oksakesi, mis mul on juba varasemast ja siis neid marjakesi palju. Ja ma arvan, et need marjad nagu annavadki selle põhilise punase efekti, et neid punaseid kuule tegelikult väga palju ei ole. Võib-olla võiks isegi ka natuke rohkem olla. Aga oh my god, minu arust nii ilus. Ma vaatan, et äkki panen selle siia. Ja kui loetuli on kustus, siis ta näeb selline välja. I love it! Aga mul tuli praegu meelde, et mul on ju 2 Stockmannist ostetud uut ornamenti ka, nii et need tuleb ka veel peale panna. Minu juustukesed ja espresso martini. Juustukesed. Ja espresso martini. No nii, sa võid mulle teada anda, mis sa mu kuusest arvad. Ma ise olen väga rahul sellega ja mulle väga meeldib. Ja mis ma tahtsin teile veel ära näidata. Lihtsalt, et oleks motivatsiooni kommenteerida, siis siin on kõik teile minevad auhinnad ja need karbid on rasked. Siin on nagu korralikult asju sees. Ja need karbid on erinevad. Seal on siis erinevaid põhiliselt ilutooteid. Et on meigitooteid, nahahooldustooteid, natuke tervisetooteid, parfüüme. Et ma tõesti tahtsin, et nad oleksid sellised rikkalikud kingipakid, et ei ole mingi 1-2 mõttetut toodet, et nende kõigi väärtus, no ma ei ole seda isegi kokku arvutanud, aga need on korralikud. Ja ma näitan siis ära ka selle auhinna, mida võib siit selle sama video alt kommenteerides võita. Issa, ma ei ole neid nagu niimoodi isegi kuidagi ära jaotanud. Esimeseks läheb siis selline Ida Warg, ma ei tea, kuidas seda täpselt hääldatakse, aga sellise brändi toodetega kingikarp. Selline näeb ta välja. Siin on sees siis näiteks Everyday Dry Shampoo, siis UV and Heat Protection Spray, Tinted Self-Tanning Mousse ja kinnas ka. Siis Intense Nutrition Shower Mousse. Nii ilusad näevad need pakendid välja. Ja Intense Nutrition Sugar Scrub. Nii et selline karbitäis ilutooteid. Ja eks ma siis jooksvalt näitan teile teisi auhindu ka, mida võita saab. Ja nüüd on mul tegelikult üks haul teile. Nimelt tellisime endale juurde siis kaunistusi, sellepärast et ma teadsin, et ma tahan kaunistada oma uusi riiuleid ka. Et see annab mulle jälle uue võimaluse kaunistamiseks, et nüüd mul on kuhu mingisuguseid väikseid siukseid nipsasjakesi, siukseid iluasjakesi panna, et mul varem väga ei olnud sellist kohta. Ehk siis mulle jõudis kohale just üks pakk, ma ei ole seda veel avanud, saame koos avada ja hakata vaatama, kuhu ma siis need uued kaunistused paigutan. Selline Sinsei pakk.
Ja üks asi, mis ma veel tahtsin öelda, et ma tean, et te olete juba aru saanud, et see vlogmas on minu jaoks hästi palju tööd ja natukene ka stressi, et sellest ma olen nagu rääkinud, aga ma tahan rõhutada seda, et ma ikkagi väga tahan seda teha, et keegi mind ei sunni ja ma ikkagi vabatahtlikult seda teen, sellepärast just, et eelmine aasta tegelikult see ikkagi tõi mulle nii palju rõõmu, et ma ei olnud varem nagu sellist kogukonna tunnet tundnud, aga see, et mul oli iga päev kellegagi jagada oma toimetusi, see kindlasti pani mind ennast ka rohkem jõulumeeleolusse ja see, et nagu nii aktiivselt kaasa elasite, kaasa rääkisite, see tegelikult nagu oli nii motiveeriv ja nii südantsoojendav, et just selle kogukonna tunde pärast ma otsustasingi ikkagi ka see aasta seda teha. Ehk siis ma teen seda ikkagi kõike elevuse ja hea meelega. Nii, no siin on kõik väikseid pappkarbikesi täis ja ega ma ise ka täpselt enam ei mäleta, mis tellitud sai, aga hakkame vaatama. Nii. Ja ma tellisin neid majakesi, minu arust siin peaks neid mitu olema. No mis patareid siia sisse nüüd käivad, see on ka hea küsimus. Siin on juba sees. Oi, kui tore. No need ma tean, et ma tahan sinna riiulisse kuskile panna. Vaadake, kui vahva, mulle nii meeldivad need väiksed valged majakesed. Kui tore. See papikogus. Kusjuures need väiksed karbid võivad olla head pakkimiseks. Issand, nii raske, mis siin on. Nii, siin on meil suurem maja. Siin nüüd ei ole patareid sees, väga kahju. Igatahes selline majakene. Eriti raske. Snow globe. Ma ei tea, kas mul üldse tegelikult kunagi. Võib-olla lapsena ikka oli mingisugune see, mis eesti keeles on? Lumekuul. Ma ei tea. Aga see on ju nii nunnu. Et sellega ma nüüd ei tea, kas ma panen selle laua peale või ma panen selle riiulisse. See on nii vahva. Veel üks maja, kas see on erinev nendest? On küll, jah. Ma ikka tellisin erinevaid. Nice. Siin ka ei ole patareid. Ja kas see on katki või see peabki selline olema? No okei, õnneks vahet ei ole. Aga siis meil on selline majakene. Siis on meil siin suurem karp. Issand jumal, ma ei mäletanud üldse, et ma oleksin need võtnud. Siin kindlasti ka ei ole patareisid sees, me ei saa kohe vaadata, aga need käivad põlema. Kuusekesed. 2 tükki erinevad natukene. See nüüd on veel mingi maja või? Rohkem nüüd tegelikult ei oleks vaja. Ma ei tea täpselt nagu mis zombi olekus ma olin, kui ma seda tellimust tegin. Siin on veel üks kuusk. Ja no see ei lähe isegi üldse värvi poolest nendega. No te ei saa võib-olla aru. No need on erinevat värvi. Kus keegi on alles olnud klaasist kuuskede lainel. Crazy. Igatahes meil on ka selline. Fun. Nii. Ma ikka tellisin asju, aga nagu minu arust see ei läinud üldse palju maksma. Ma juba kardan, mis siin on. Midagi läks valesti. Nüüd läks päriselt midagi valesti. 4. kuusk. God. Kas siin on veel ühed kuusad? Okei. Mul ongi läinud topelt kogus neid kuuskesid sisse. Siin on veel üks 2 pakk. Neid samu kuuskesid, mis olid. Ma annan ära kellelegi need 6 kuuske leedtuledega. Mul nüüd küll vaja ei ole. Ma arvasin, et ma tellisin voodipesuga, aga ju siis mitte. Seal võib-olla ei olnud minu mõõtudes. Ja siis ma tellisin 2 taldrikut.
sellised nii nunnu disain minu arust punase äärega. Kui vahva. Mul ei ole jõulutaldrikuid üldse. Ja nüüd on õige toredad. Okei, no nende kuuskadega läks nüüd küll natuke nihu. Teate, ma uurin korra sõbrannadelt, kas keegi tahab neid kuuskasid. Ja kui ei, siis ma mõtlen midagi teiega seoses välja, et keegi teist saab need või mis iganes, sest no see ei ole normaalne. Ja siis tuli mulle veel üks pakk, seda nüüd ma ei tellinud ise, aga saadeti, mida mõtlesin ka jagada siin, sest et see on väga teemakohane. Mulle kirjutas siis Anora, kes toob maale Blossa glögisid ja Blossal on uuenduslike maitsetega glögid. Ja nad saatsid mulle, nii, ma näitan teile, sellise pakikese ja siin on siis kaks glögi, mis see väike pakk veel on? Kommid. Cute. Nii, punase veisi baasil täiendatud hoolikalt valitud maitsetega kuivatatud sidruni ja apelsini koored, värsked kuusevõrsed ja õrnalt vürtsikad kadakamarjad. Okei, aga mis on mis? Üks on alkoholiga ja teine on alkoholivaba äkki. Aha, ongi nii. Okei, siin on selline hõbedase selle 25-ga, mis on siis alkoholiga. Ja siis on kuldsega, mis on alkoholivaba. No väga põnev, ma ei ole neid Blossa glögisid joonud kunagi. Nii et millalgi siin kindlasti proovime ära, ma ei ole kindel, et täna. Ja ma pean sellest veel pildi ka tegema Insta jaoks, aga väga tore, aitäh Anorale. Issam, ma olin nii kindel, tähendab, ma olen siiamaani kindel, et mul on kodus AA patareisid vähemalt 2 pakki kuskil veel. Aga siis, kui ma tegin oma selle meigilaua välja vahetuse, siis ma panin ajutiselt sahtlitest asjad mujale, et ma siis saaks need siia uutesse sahtlitesse panna. See ajutine panemine maksab mulle nüüd kätte, sest et ma ei suuda neid patareisid üles leida. Ja noh, nende kõikide asjade jaoks põhimõtteliselt, mis ma tellisin, no peaaegu, on vaja patareisid. Nii et ma vist lähen ja käin poes ära. Ja siis ma saaks teile näidata seda nagu lõpptulemust ka. Ma kuskile nad paigutasin praegu ja mul on tegelikult nagu paar asja veel, mis ma olen see aasta juurde ostnud, mida ma veel ei ole näidanud. Et siis ma saaks selle tuuri käigus neid ka näidata. Aga mul on vaja nagu nii käia tegelikult kiirelt poes, et osta printimiseks paberit, siis käia issi juures, printida üks oluline paber, mida mul on homseks vaja. Ja siis ma tulen koju tagasi. Aga ma ilmselt kogu seda nagu printeri paberit ja printimist, seda asja ei hakka teile jagama, see on nagu selline mõttetu näitamine. Ja mis mul veel jäi jagamata, et hommikul ennem, kui ma filmimisega alustasin, siis ma käisin trennis. Ja issand jumal, ma tegin üle pika aja kardiopäeva ja no sealt lõpust on näha, et mu nägu oli täiesti tulipunane, aga oi, see oli hea algus päevale. Ma pean ikkagi selle kardiopäeva kohe kindlasti tagasi tooma oma trennirutiini, et see on ikka see on nagu korralik andmine. Täna ma tegin rattasõitu siis jõuksis ja no mul oli pulss vahepeal nii kõrge, et ma ei julge öeldagi, kui kõrge see oli. Vähemalt see masin näitas, ma ei tea, kui täpselt ta seda näitab, aga jah, selles suhtes ma tundsin ka seda. Igal juhul see oli mu päeva algusega jällegi, kuna see oli nagu nii mitte jõulune, siis ma nagu ei tahtnud sellest kõigest alustada ja ma tahtsin ikkagi alustada nagu Christmas teemadega. Vot, aga jaa, ma arvan, et ma käingi kiirelt poes ära, ostan need patareid ka ja siis ma saan juba hiljem nagu näidata seda lõpptulemust. Nii, ma olen oma retkelt tagasi ja tuleb välja, et ma ikkagi ostsin mõned valed patareid ka, mõned õiged, aga sinna kuuskade sisse ei lähegi tavaliselt AA patareid, vaid AAA patareid. Ja kuigi mul peaks need ka kuskil kodus olema, siis no ma ei leidnud ülesse. Nii et homme ma lähen nagu nii poodi ja küll ma siis saan neid patareisid ka osta. Nii et ma arvan, ma näitan homme seda kaunistuste reviili kogu kodus. Muidu on nagu mõttetu, kui need ei põle, siis ei ole see õige efekt ja
igatahes me oleme siin nagunii iga päev, nii et näete homme. Aga nüüd on aeg teha õhtusöök. Ma veits monteerisin siin juba seda sama vlogi kokku, kuni ma tundsin, et kõht ikka nii koriseb, et on aeg süüa. Ma ei ole teile täna näidanudki, mida ma sõin, aga tegelikult ma olen ainult ühe korra söönud avokado leibasid, nii et ja ma teen täna teist korda. Ma olen ühe korra just hiljuti tegin seda, aga ma teen nüüd teist korda nagu pannilasanjat. Ütleme nii, et ei ole tegelikult lasanja, sest et ma ei kasuta neid plaate, vaid ma ostsin sellised, ma lihtsalt tahtsin mingit vaheldust, sellised karbikujulised makaronid. Aga muidu nagu kõik koostisosad on samad, et mul on juba valmis tehtud juustukaste. Seda ma teen mingi nami retsepti järgi. Põhimõtteliselt panen poti põhja võid, mingisugune, ma ei tea, 40 grammi äkki, puistan sinna veits jahu, niimoodi, et tekib niisugune nagu paksem mass, veits seda pruunistan seal, kallan piima juurde, siis soojendan seda nii kaua, kuni see on niisugune natuke paksem ja siis lisan sinna riivjuustu ja siis tulebki juustukaste ja soola. Ehk siis juustukaste on mul juba olemas ja nüüd ongi vaja hakkliha, siis mul on siin pastakaste köögiviljadega ja riivjuust, mis läheb peale. Aga põhimõtteliselt ma keedan pasta, teen hakkliha pannil soojaks, lisan hakklihale selle tomatipasta, siis lisan selle makaronid, siis juustukastme, kõik selle segan kokku ja sinna kõige peale panen juustu, mis siis nagu sulab sinna peale ära. Mitte küll ta ei ole selline krõbe juust, nagu on lasanjal peal, aga põhimõtteliselt see nagu maitseelamus on väga sarnane ja lihtsalt ta ei pea seal ahjus olema mingi pool tundi kuni 40 minutit. Ehk siis ta on lihtsalt kiirem, et selle kogu asja sa saad põhimõtteliselt 15-20 minutiga valmis. Et sellepärast ma tahtsin seda pannil teha ja ühe korra ma seda tegin ja see tuli väga hea välja. Täna ma avastasin, et mul on külmikus need magusad paprikad, see paprika mulle meeldib palju rohkem kui tavaline paprika. Nii et seda ma lisan ka sinna hakkliha hulka. Ja paar päeva tagasi jõudsin ma tegelikult käia juba esimest korda ka meie Tallinna jõuluturul, nii et ma panen need klipid siia. Nii, ma olen siin Maria ja Anettega ja me läheme esimest korda sellel aastal jõuluturule. See minu arust tegelikult just hiljuti ka avati ja vaatame üle selle turukese. Audab nii peal. Tõmbab lõõrid puhtaks. Lõõrid puhtaks. Ei olegi üldse nagu nii. Esimesena võtsime klassikalise glögi ja nüüd võtsime kirsiglögi. See kirsiglögi vist meeldib mulle rohkem. Aga need ei ole nagu päris või nagu, ma ei tea, kas mul on meeles nagu mingisugune fantoommälestus, et siin on väga head glögi, sest need ei ole nagu päris see. No kui on mitu glögi juba sees, siis võib-olla tundub parem, aga mingit kirsimaitset ma siin nagu ei tunne, et kui keegi ei ütleks mulle, et siin kirsi, siis mul poleks õrna. Okei, võib-olla niimoodi, marja maitset tunnen, et kirsi. Ma ei tea, isegi kui keegi annaks mulle selle, ma isegi ei teaks, et see on mingi erilise maitsega glögi, ma arvaks, et see on tavaline glögi. Ausalt öeldes sama. Aga cheers! See on tõesti hea. Lemmik. Nii, Anette lemmik, Astelpaju. Mulle Astelpaju meeldib muidu ka ja see on tõesti hea. No huvitav, ma veel pole proovinud. Tahtsin näidata neid piparkooke, mis siin on ja keraamik. Ma juba vaatasin, kas Frenchi kruusi on. Ei ole või? Ma praegu ei näinud. Seal on siidi kruus, see siid sealt. Jaa.
ka I love igasugused kausid. väga vahvad. väga ilusad. Kana vorstiga eine. Vorstiga eine. Nii. Tahtsin teile öelda, et astelpajuglögi on kõige parem glögi, mis ma esiteks elus olen saanud, ma ei ole väga palju alkoholiga glögi Ja joonud. see ei ole väga tõsiselt võetav muidugi, aga jah. Ja selle jõuluturu kõige parem, palun võtke astelpajuga glögi. Aga on tõesti. Isegi Maria ütles, kuigi ta oli alguses kõhklev, et kas osta, siis meeldib. Üldiselt ikkagi ei maitse mingi astelpaju, isegi mõte selle peale on mõtlev nagu, et happu või midagi. Aga siuke nagu happu, aga siuke apelsinihappe. Ja ta võtab selle alkoholi maitse nagu ära. Kõige vähem tunnen selles alkoholi. Nii, ma pean nüüd natuke olema ka astelpaju nagu fännklaab, sest et astelpaju esiteks on väga tervislik. Teiseks kadarpiku astelpaju apelsinimahl. See on mu lemmik, kõige lemmiku, ei mitte astelpaju porgandi, sorry. Astelpaju porgandi. Neil on apelsini porgandi ka, mis on väga hea, aga väga tervislik, palun ostke, tarbige ja saage terveks. Oska astelpaju glögi ja saage terveks. Ja kuna täna mul veel küsimust ei ole teie poolt, millele vastata, siis siinkohal ma tõmbangi otsad kokku. Ma loodan, et sulle meeldis see esimene Vlogmas video. Kindlasti jätta mulle alla küsimus või lihtsalt mõni kommentaar ja ole subscribed ka, et seda ma ei öelnudki. Et kui sa veel ei ole subscribe'inud sellele kanalile, siis tee seda ja pane ka notification'id sisse, et sa ei magaks ühtegi Vlogmas videot maha. Ja suur aitäh, et sa vaatasid. Näeme juba homme. Tšau!